et see võib-olla haakub ka selle eelneva teemaga, et kui me nii-öelda eksperdid siis hakkavad välja töötama neid kaitsesoovitusi, et siis see küsimustikust saadav sisend on nende väljatöötamiseks väga oluline, et sellepärast see panus on oluline. Võib-olla ma küsin alguses, kes on sellele leheküljele sattunud siin olijatest? Ja kes on täitnud, saatnud? Kõva 3. Meie Taaviga saatsime ühe, nii et kui nüüd oli... Kes on e-maili saanud? Info ei levi ja mina ei tea midagi. Nii, aga siis täna saab see viga parandatud, et siin on need lingid. Need võib ka tänastele siis osalejatele saata. Teen eraldi kirja. Ja mul on kaasas ka paberversioonil need küsimustikud, et... Ma arvan, et siin Lahemaa kõige lihtsam selle Kuusalu valla poole peal selle levitamiseks on see, et vald saadab sellisesse listi nagu külavanemate kogu. Meil siis jällegi külavanemad. No, see on juba probleem. Aga sinna kus on, eks ju? Aga siis vähemalt ülejäänud valla ulatuses. Ja siis valla käest paluda, et nad saadavad selle sinna koos palvega, et külavanemad korraldavad oma külas selle laiali saatmise ja ma arvan, et igal juhul levib palju rohkem siis. See oleks kena, sellepärast, et praeguse seisuga... 25 tuleb siis meie küla. Praeguse seisuga on 14 vastust, mida me saame nagu lugeda vastuseks, mis on nagu tõesti, et ei ole juhuslik külastamine. Ja tegelikult esialgne kuupäev panime 31 juuli selle lõputähtajaks, aga võib-olla siis saame seda pikendada. Septembri lõpp selleks, et praegu tuli valdadele igasuguste puhkuste ajad peale, et nad saada vastust, kui meie Lahemaa Rahvuspargi koostöökogu poolt saadame välja, et siis on see sama 2 kuud, et nagu suhteliselt mõistlik. Peame lihtsalt arvestama sellega, et see projekt ise meil lõpeb novembrikuu, et me jooks ka neid analüüsida. Septembri 15 või midagi sellist, jah. Septembri algusele. Aga tegeleme sellega ühiselt. Aga mida ma saan täna teha, saan natuke näidata seda keskkonda, tutvustada, kus see küsimustik on üleval ja saan siis neid esialgseid tulemusi tutvustada. Et karjakasvatuse uuringut me siis ootame täitma mitte ainult karjakasvatajaid, vaid ka siis neid, kes hetkel loomi üldse ei kasvata ja võib-olla isegi rohumaad ei oma või rohumaa majandamise kogemust, aga kes on mõelnud, et ta tahaks panustada siis nende Lahemaa pärandmaastike säilimisse, rentida loomi, näiteks suveks võib-olla ainult. Et see sihtgrupp on suhteliselt lai. Et võib-olla kõige rohkem siin küsimustikust ongi vastamist nendel, kes omavad ise maad, kes hooldavad rohumaid, kes võib-olla ka omavad väljarenditavat maad ja nemad siis, nemad peaksid täitma kogu küsimustiku, aga need, kes näiteks on ainult võib-olla mõelnud loomade suveks rentimise peale, siis nende osa siit küsimustikust, mida tuleks täita, on küllaltki lühikene. Ja selle küsimustiku juurde käib siis pärandmaastike kaardi rakendus, et põhimõtteliselt see on seesama asi, millest nii Ave kui Kalev rääkis, seesama maakatte siis uuringu tulemus, et mis andmed tegelikult on Keskkonnaametis olnud siis alates 2010. aastast, siis nüüd on see ka tegelikult avalikult üleval ja kõikidele tutvumiseks, et saab vaadata siis, kus need esimese, teise, kolmanda, neljanda väärtusklassi maastikud asuvad. Ja võib-olla ma seda kaardi rakendust korraks näitangi. Et algselt olid need koos, see uurküsitlus ja kaardirakendus, aga sai tehtud 2 eraldi linki, sellepärast et selle rakenduse tõttu see küsimustik hakkas kokku jooksma ja siis võis juhtuda, et see küsimustik jäi täitmata ja esitamata. Nii, ma ei saa mille koos pidi. Ma ei tea, vaatan, kas mul internet on või ei ole. See juhe või lihtsalt lahti, see valge juhe. Valge juhe ei puutu praegu asja. Ma ei tea, ma ei tea, mida see voolu annab või mis see vajalik on. Jah.
et tegelikult külastatud on seda lehekülge, see näitab, et 144 või 156 korda. Aga neid huvipunkte, mis siia on jäetud, on 16 ja need huvipunktid siis on seotud sellega, et on võimalik kahtepidi jätta seda huvipunkte, et kas soovid võtta maad rendile või soovid just selles konkreetses kohas anda maad rendile. Nii et see kaardirakendus võiks olla siis abivahend selleks, et viia kokku siis see rendile võtja ja rendile andja. Ja seda andmestikku siis haldab või need andmed lähevad siis Keskkonnaametile, et see info sinna siis kokku kõik koguneb. Mul on selline küsimus, et kui maa on endal olemas ja seda on küll, et ei taha juurde rentida, samas kellelegi välja ka ei tahaks rentida, et pigem tahaks loomi rentida juurde, et mingit teist loomaliiki. See küsimus ka. Ja siis oleme ka selle peale mõelnud, et siin küsimustikus saabki siis selle kohta jätta nii enda info kui kontaktandmed, et selline huvi on olemas. Aga et võib-olla ma natuke näitan ka, et kui te nüüd sellele lehele satute, sellele kaardirakendusele, et kuidas siin siis kõige lihtsam on toimetada. Et siin on selgitav tekst, selle saab siit ülevalt noolest kinni panna. Siis saab sisse zoomida vajalikku kohta, mis teile siis huvi pakub. Ja. Minema paar poolsart vasakule. Mine juhindale üle päris pea. Ei oska vist seda hiirt kasutada, hälikut. Me jõuame päris pea. Et selle vaatamiseks tuleb varuda kannatust, et see andmete laadimine võib võtta päris palju aega. Et tegelikult me oleksime võinud panna siia ka need samad digitaliseeritud kraavid, aga me kartsime, et siis see koormab veel seda andmebaasi liiga palju. Internetiühendust. Nii, nüüd ta ei loe kahjuks ära neid aluskaarte, aga põhimõtteliselt on võimalik siin võtta aluskaardiks ka, võib-olla läheb aega, aluskaardiks on võimalik võtta ka ortofoto, et võib-olla siis on isegi see pilt nagu selgem. Ja mis andmed siin siis peal on, et siin on 4 erinevat värvi alad, et on siis esimese ja teise klassi väärtuslikud maastikud. Need siis sisaldavad kõiki poollooduslikke kooslusi, mis on siis inventeeritud PLK-na, aga sisaldavad ka siis seda avatud pärandmaastikku, et selles ulatuses, mis ta oli siis enne rahvuspargi loomist. Ja see esimese klassi väärtuslik maastik on siis säilinud avatuna või siis suhteliselt lihtsa vaevaga taastatav. Et kuna need andmed põhinevad siis kaartidelt, siis see kõige uuem kaart, mida me kasutasime, peegeldas 2010. aasta seisu. Nii et kui ta seal võis veel olla avatud, siis tegelikult 9 aastat on möödas, et me ei saa ütelda, et nad on kõik lagedad, aga nad on ikkagi, see esimene, teine klass on suhteliselt kerge vaevaga taastatavad. Ja siis on lisatud ka 3., 4. väärtusklass ja need on nüüd siis need, mis on kunagi olnud põllumajanduslikus kasutuses, aga tänapäeval siis 3. klass põõsastikud ja 4. klass siis ikkagi juba metsad ja osad nendest ka siis metsa elupaigad. Aga nii, näitan seda kohta ka, et siit ülevalt saab siis vahetada seda kaarti, et kui ma panen selle, siis saab ortofoto siia taustaks. Nii, ja siit saab samal ajal sisse zoomida. Konkreetset kohta. No see meie, kus me praegu oleme. Ma umbes siin. Et siit kaardirakenduses siis igaüks saab ise vaadata. Mis see roosa ja kollane siis nüüd tähendab? Nii, kohe jõuan sinna. Et kui hiirega siin peal olla, siis te näete ka, et ta näitab kohe selle areaali kuuluvus ära, et see roheline siis on kõik kuulub 4. klassi. See on siis see, et on
mingil ajaloolisel vanemal kaardil kaardistatud rohumaana. Siis on siin esimese klassi kuuluvad poollooduslikud kooslused. Ja kui on esimene ja teine klass koos, siis ta ei ole poollooduslik kooslus, siis ta on kas kultuurrohumaa, põllumaa või mitte inventeeritud veel kaana. Aga tal on kindlasti maastikuline väärtus. Ja siia on siis võimalik jätta oma siis huvi, kas on soov seda ala rentida või siis rendile anda. Ja selleks siis tuleks tagasi minna siia teksti aknasse. Kui see koht on välja suumitud, kuhu te selle tahate huvipunkti jätta, siis te võtate siit selle punkti. Ja seda punkti saab siis lohistada sobiva koha peale täpselt. Ja siia kindlasti tuleks siis jätta juurde kommentaar, et siis on see roheline märk. Oota, kas see esimest ja teist saab ja kolmandat, neljandat ei saa või? Kolmas, neljas on nüüd see, mis kaitsekorralduskava järgi siis tuleb eelneb inventuuri põhjal. Et kas need väärtused siis, kui seda kasutatakse rohumaana, oleks suuremad kui see, mis tal väärtused on metsamaana. No, ma võin öelda, et kuna ma tegin selle inventuuri läbi, eks ole ju. Ma ei mäleta, kes Keskkonnaamet tellis selle inventuuri ja vist pärandkoosluste kaitseühing oli see, kes võitis selle hanke, kui ma nüüd peast õieti mäletan. See oli juba üle-eelmine aasta. Ütleme nii, et see inventuur käis küll selles mõttes, julgustan kõiki. Tuli ekspert kohale, ta põhimõtteliselt kõndis 3 minutit selles metsas, mis mul oli aastateks, oli probleem. Vaatas, et mille üle me siin arutleme, siin on ju pinnakate järgi on täiesti selge, millega tegu on ja oligi inventuur lõppenud. Et noh, et selles mõttes see... Ja selliseid juhtumeid on palju tegelikult. Et kui see on päriselt ka nii-öelda oli, eks ole ju karjamaa, siis tundus, et see on nii-öelda lahenduskäik, mis töötab. Nii, mul on saan näidata, kui see on siis sobivasse kohta pandud. Näite ka meie poolsele. No läheb lahe külasse ikka tahab. Nagu sõbrad seal. Tundub nii. Nii, aga millega pärast? Ma arvan, see on internetiühendus, seal tuli niuke aken. See tuleb aken ja siis on 2 varianti, kas soovin anda rendile, soovin võtta rendile. Ja mis on väga oluline, tuleb siis jätta oma kontakt. Sellepärast, et muidu see info ei jõua kuidagi, või Keskkonnaametil ei ole selle infoga, see on poolik info. Et võib jätta kas e-maili aadressi, telefoni või nime ja kindlasti tuleb siis panna see pärast lõpetamisel, neid punkte saab korraga lisada mitu ja kui kõik punktid on ära lisatud, siis tuleb panna done ja siis on see asi meie jaoks nagu purgis. Et ma saan aru, Marti on seda teinud ja ei olnud ülemäära keerukas. Ei, ma olen alla keskmise kasutaja ja sain esimese korraga hakkama. Väga lihtne oli. Võib tekkida tõesti probleem võib-olla ainult selles interneti kiiruses. Ei tekkinud mul nii-öelda kodus, et ma arvan, siin lihtsalt mobiilne internet siin metsa sees on selline. Aga kuidas see võib-olla oma küsimusega, kuidas see siis saab olema niimoodi, et mulle näiteks meeldib seal üks niisugune tükikene, ma märgin sinna ära, et ma tahaksin seda rentida. Igal maatükil on oma omanik, kuidas need asjad nagu hakkavad, millal see suhtlus toimub või kuidas, et noh, Maaritika, et tal on hea karjamaa, meie omavahel suhtlema, aga ma sõidan mööda, näen, et see on kasutamata, ma ei tea, kes on omanik ja ma paneks oma lambad sinna peale. Kuidas see? Kuidas Keskkonnaamet saaks selles? Siin peab kindlasti Keskkonnaamet vahel olema, sellepärast, et need on andmed, mis nagu teisele isikule pole teada. Et need nagu praegu see sama andmestik, nii nagu ta tuleb, nii tuleb Keskkonnaametile ja siis ta on, igal juhul on ta tundlikud andmed praegu. Ametkondlikuks kasutusamiseks ja siis selle sama lõpparuande käigus peaks välja mõtlema mingi mehhanismi, kuidas sellega edasi toimetada, aga see on veel... Siis ongi selle sama töö osa, nende mudelite välja töötada. Et enne ma peaks ikka omanikuga suhtlema, kui ma teen selle taotluse. Mina saan aru, et selle mõte on praegu
huvi välja jaa, näitamine. eelnevalt ei pea olema omanikuga suheldud. aga ma kujutan ette, et see peab olema üle ametkondliku suhtluse, sellepärast et muul kombel see ei pruugi võimalik. Sellest, et kui see läheb eraisik, ei, see ei ole võimalik, ei saa anda sellist. Mina saan aru niimoodi, et sina näitad siin üles, et mina tahaksin maid rentida, sa ei ütle, kus kohas. Just, et ma ei saa ju panna selle punkti, eks ole. Ja, sa muidugi ei saa, aga sul on huvi maade rentimise vastu, et tahad oma loomi viia mujale. Aga kui sul on nagu teada mingi väga mõnus koht kuskil tee ääres, ma ei tea, võtta ühendust Kristiinaga, äkki ta saab aidata. Ega mina saan aru, et siin on tegelikult mõlemad. See ongi see sama ametkonnaga, üle ametkonnaga ja sellised. Sest praegu sellest informatsioonist jääb mulje, et ma nagu lihtsalt näitan huvi üles selle konkreetse maa. Jaa, nii saab teha. Mingit kohustust see ei tee. Ei, mingit kohustust. Ja just, et millal siis. Ja need on kaks erinevat asjat. Küsimustikus oli eraldi küsimuse koht, kas sul on rendile andmise või võtmise huvi. Ja seal saab üldisemalt. Kaardi peal on võimalik soovi korral see konkreetne huvi piirkond või koht või see ära näidata, eks ole ju. Aga seal selle ala suurust ju ei näita. Ala suurust ei näita. Sa näitad huvi ja sealt peavad liikuma järgmised sammud, et sa saaks edasi minna. Küsimus on selle. Karjatada ja kogu lugu. Ja see kant ei tohiks kindlasti olla isikustatud, eks ole. Ei olegi seal. See, need andmed tulevad ainult Maaülikoolile ja Keskkonnaametile. Ja kui tegu on näiteks allveega, ja sinna ta kinni jääb. Teie sinna oma lihaveisid panna ei või, et kuna see on liiga tundlik ala või liiga õhuke pinnas või midagi niisugust, et selle määrab siis ka Keskkonnaamet ära, et mida seal kasvatada või mida mitte, kui palju loomi hektarile. See vastupidi, tegelikult see uuring pole mitte et täiendavaid igasuguseid piiranguid panna, vaid just vastupidi, et luua võimalusi. Ma mõtlengi, et kui see käib üle Keskkonnaamet, et kas siis see aitabki leida sinna sobiva rentniku ja sobivad loomad või? Idee poolest peaks mingisuguse mehhanismi välja mõtlema, meil on Lahemaa rahvuspargi koostöökogu ka, aga fakt on see, et isikuandmetega kaetud materjal on Keskkonnaamet. Aga just see sama mudel, et nagu väljapakkumised, et see sama Kristiina, kellest rääkis Katrin, et see on siis meil see maahoolduse spetsialist ja siis on siis Keskkonnaametile ja ma ütlen, seesama lõpparuanne tähendab selliseid koosolekuid ja arutelusid, et missugused need järgmised mudelid oleks sellepärast, et nagu sellise üksikud läbirääkimiste tegemine maahoolduse spetsialistil tähendaks liigset halduskoormust absoluutselt kindlasti. Aga et siis peaks mingisuguse midagi välja mõtlema, aga see on mingi arutelu küsimus. Diileriks ei hakka. Saame aru sinu peenest vastusest. Ei, ma kujutan ette praegu, see ei pruugi olla, aga ju aga sul on võimalus pöörduda Keskkonnaametisse ja küsida, et olgem ausad, kui need tuleb kas sellele maale on näiteks, kas sellele maale on tulnud neid huvilisi. Ja kui praegu selle uuringu tulemusena ongi ainult 10, siis ei ole probleem. Juhul, kui neid on sadu, siis peab mingisuguse suurema mehhanismi välja mõtlema. Sõltub sellest. Lõunapann hakkab soojenema, et läheks nii et olge aktiivsed, et praegu on Juminda ja Tammistu väga hästi kaardil, aga et sellist huvipunkte ootaks ka siis teiste külade kohta. Aga võib-olla siis küsimustiku juurde on veel ei jõudnud. Lähme edasi või? Ahah, jah. Et siis küsimustikku ma võib-olla ei hakka näitama, et lähen kohe nende tulemuste juurde. Et küsimustiku koostamisel oli väga palju abi Keskkonnaameti spetsialistidest Katrinist ja Kristiinast. Et see sai mitu korda lihvitud paremaks. Oli aru saada. Aga enne seda ma näitan veel üks huvitav graafik PRIA andmete põhjal. 2018 aasta taotletud siis toetused. Et kui me räägime sellest metsastunud rohumaast, mille potentsiaal või mille pindala on Lahemaal väga suur, siis tegelikult on siit graafikult näha, et isegi see maa, mis on PRIA registris kui toetuskõlbulik maa, et ka selle osas on veel väga palju taotlemise ruumi. Et siin on rannakülade kaupa, et need täpid tähendab siis seda, et see on see potentsiaal. See on potentsiaal ja need tulbad näitavad siis seda, palju sellest potentsiaalist on hetkel taotletud. Et Tammistu külas on isegi rohkem taotletud kui mingil kombel,
kui on seda PRIA toetuskõlbulikku maad. kas see võimalik on olnud? ma arvan, et nende süsteem läks sellest sassi, et ma Pinda- loobusin. pindala ma olen erisused. lihtsalt selle ÜPT ära saatnud, nad ei ole mulle ei veel jõudnud öelda praegu. see on 2018. 2008 selle, ma ei tea, mis hetkel need andmed on võetud, aga selle nii-öelda keeldumise või ühesõnaga see probleemidega nad pöördusid sügisel alles, et seal oli mingid jamad. Et igas rannakülas on seda potentsiaali. ÜPT-ga minu arust Juhinda küla peal ka. huvitav see PLK, meil tabulas peaks PLK olema siin, aga ei ole. see PLK on nüüd ainult see, mis jääb sinna põllumassiivile. Ehk siis see on selles heas põllumajanduslikus korras olev PLK. Et kõik need puudega ja mitte siis need siin graafikul ei ja kajastu. need ÜPT-d on minu arust see, et mis meie probleem on see, et meil on liiga väikesed tükid ja nad ei arvesta neid seal on väikeseid see tükke. miinimum. Ja see, ma ei mäleta, mis see suurus oli, aga et nad ei arvesta, et kui sul on tükike siin, tükike seal, tükike kolmandas kohas, siis need ei loe. Neid ei arvestata. seal on ainult rannakülad. praegu on ainult rannakülad, tegelikult on need graafikud mul uuringust tulevad need kogu Lahemaa kohta, aga lihtsalt selle tänase ürituse kontekstis on see ainult rannakülad välja toodud. Ja siin on siis tegelikult see potentsiaal, et siin on näha, et Jumindas on veel 20 hektarit siis seda taotlemata toetuskõlbulikku maad. Tammist on kõik välja võetud. Tammistul ei ole midagi enam võtta. väga karad. Aga isegi näiteks Kasispeal, kus on nagu palju võetud, on tegelikult veel ka 93 hektarit on veel võimalik neid Õiges kohas teeme seda seni. toetusi taotleda. Väga edukad oleme. kõik on tehtud. Kui see punane on Hea siin, näide. number 4 siin, siis see tähendab, et 4 on 4 hektarit. kus te veel suured pinnad võimalus. 4 hektarit on veel siis neid otsetoetusi kui ka siis PLK-d võtta. See punane täpike siin on siis PLK-d veel, PLK potem või no see, palju on võimalik võtta veel PLK-le toetust. Et need graafikud kõik lähevad aruandesse ja tegelikult on juba võimalik kasutada ka 2019. aastal. Nii, aga nüüd küsitluse esialgsed tulemused, et siis selliseid vastuseid, mis arvesse läheb, oli 14. Aga ma ütlen, et tegelikult see huvi tundub, et on suurem olnud, et külastatud tegelikult on seda lehekülge 147 korda. See on erinevaid kasutajaid või on samad kasutajad? Samad kasutajad, ma arvan. Siia läheb sisse ikkagi ka see, kui... Kõik klikid, jah? Jah, kõik klikid. Ma arvan, me isegi käisime mitu korda. Isegi käis mitu korda. Et see, mis on selle ankeedi puhul hea, on see, et kõik vastused salvestatakse, et te ei pea korraga seda lõpuni viima seda küsimustikku, te võite alati tagasi tulla ja jätkata sealt, kus te pooleli jäite, kui te teete seda samast arvutist. Kaardirakenduse külastamiste arv on 155 korda ja 14 huvipunkti ja kõik huvipunktid on seotud sellega, et on huvi võtta maad rendile. Et praegu on see nagu ühte poole kaldu. Ja kõik on ka siin samas Juminda poolsaare. Hind läheb üle küll. Nii, küsitlusele vastajad, et milline see üldine profiil on, vastaja profiil, et väga raske on teha üldistusi, kui nii vähe vastuseid on, aga midagi ikka näitab. Et vastajatest siis 9 püsielanikku, 5 mittealalist elanikku. Need on need külad, mis on siis esindatud praeguseks. Siis kõik vastanud omavad rohumaad või võtavad rendile rohumaad. 10 vastanud siis ka ise konkreetselt või praktiliselt hooldab neid rohumaid. 6 vastanud on loomapidajad ja 6 vastanud taotleb PRIA toetusi. Siis mõned graafikud, et see küsimus oli siis mõeldud nendele, kellel on välja renditavad maad, et kas on mingid kindlad seisukohad rohumaa välja rentimise osas näiteks, et rendin välja ainult kohalikule kogukonnale, või nõus andma näiteks ainult karjatamiseks või niitmiseks, et üldistusi on väga raske teha jälle, aga selle mõne 3-4 vastaja puhul, aga lihtsalt, et millised need variandid on, et teil tekiks ettekujutus, mida me küsime sealt.
et siis selline küsimus, kas valmisolekut maad rendile anda mõjutab karjatatava looma liik, seda küsime sellepärast just, et teada saada, et võib-olla tuleb välja, et näiteks arvilised ei sobi, aga lambad sobivad. Ja siin praegu see vastus, et mõjutab küll see liik, siis see kommentaar selle juures oli pigem see, et peaks siis karjatama traditsioonilisel viisil. Aga võib-olla see, mis see traditsiooniline viis on, siis see just võib-olla selgubki meie selle uuringu raames. Aga võib-olla seal vastajal oli ka kindlasti mingi oma mõte, et võib-olla oli näiteks põlistõud või siis ekstensiivne karjatamine või midagi sellist. Või koos karjatamine. Siis see taust on selline, et hetkel on esindatud siis kõik poolootslikud kooslused. Et küsimus on siis, et millist tüüpi poolootslikke kooslusi hooldate. Ülekaalus on puiskarjamaa hooldajad. Siis küsimus, palun märkige viimase 2 aasta rohumaade majandamispraktikat, et siis millised on selle konkreetse vastaja hoolduses olevate kultuurrohumate ja poollooduslike koosluste majandamispraktikad viimase 2 aasta jooksul. Et siin on siis jälle midagi üldistada on liiga vara, aga mida rohkem sisendit tuleb, et siis tulemus võib olla päris huvitav ja aitab meid uuringu edasiviimisel. Siis mis motiveerib teid hooldama poollooduslikke kooslusi? Et siin praeguste vastuste puhul siis tuleb välja, et kõige olulisemaks peetakse ikkagi seda küla- ja maaelu säilitamist ja siit on näha, et toetused on ainult natukene oluline. Et kõik see elurikkus ja see maaelu säilitamine, et need on pigem on need ülekaalus. Need on nüüd küsimused loomakasvatajatele, et kui loomakasvataja ei ole, siis saab terve ühe ploki küsimusi sellest välja jätta. Et näiteks küsimus, millised on teie plaanid seoses põhikarjaga, et siin on siis ei plaani teha muudatusi, vähendada, suurendada. Et kes siin vastas, näiteks ei plaani teha muudatusi, oli juures kommentaar, et teeks muudatusi, suurendaks, aga lihtsalt see karjamaade siis saadavuselt on nagu piiriks, et ei ole saadaval karjamaid. Siis milliste loomadega karjatate? Kõige rohkem on jälle esindatud praegu lambakasvatajad. Aga on ka lihaveisekasvatajad, piimaveise, kitsed, hobused. Millist sööta kasutate? Küsime ka, et tuli välja ka näiteks traditsioonilistest nendest söötadest ka vihtasid antakse loomadele. Siis küsisime, kas annate oma loomi rendile väljapoole Lahemaad, et see küsimus sai siia ka selle huviga, et näiteks karulalambad rändavad suveks Läänemaale, et kuidas on tegelikult Lahemaal olukord, oleks huvitav teada saada, et kas see sama... Osa karulalammast. Ja tähendab osa, osa. Nii. Siis rohumaade hooldamisega seotud... Või Pärnumaa, jah. Aitäh, Alex. Ei ole Pärnu. Et siis rohumaade hooldamisega seotud takistusi küsime. Et praegu joonistuvad välja, et kõige olulisemad takistused on see, et PLK-d on kinni kasvanud, vajavad taastamist, tehnika puudus ja hoonete puudus, jah. Ja maade killustatus, mille osas vist väga midagi teha ei saa. Aga kui on siin liigniiskus, et siis näiteks võib-olla uuringu osaliselt pakub natuke leevendust kas või selle samaga, et meil on nüüd olemas see või Lahemaal on olemas see kraavide siis kiht, et kus on siis ära märgitud ajaloolistel kaartidel juba olevad kraavid, et kui ma lugesin kaitsekorralduskava, siis seal oli kirjas, et enne 1945. aastat rajatud kraave siis võidakse lubada taastada, kui see ei riku siis ala kaitseväärtuse. Jah. Et selles osas võib-olla uuring saab natuke pakkuda abi. Aga mis näiteks niidetud heina realiseerimine ei saa ütelda ei ole üldse, aga ei ole nii oluline takistus.
ja siis küsisimegi neid teenuseid, et see on nüüd võib-olla siis see küsimus nendele, kes võib-olla konkreetselt ei taha panna kirja neid rohumaid, mida ta tahab rendile võtta, aga ta tahab lihtsalt oma üldisest huvist anda teada, et ta tahaks lisamaad rentida. Ja siit joonistub näiteks välja, et ongi see, et võib-olla hobutööde osas on pakkumine kindlasti ületab nõudlust, siis freesimine, kändude purustamine on, et nõudlus ületab pakkumist näiteks. Ja loomade rendile võtmine on ka täiesti siin 4 inimest on ära märkinud oma huvist, et see huvi on ka täiesti olemas. Aga loomade rendile andmist samas jälle ka pakub 3 inimest, nii et võib-olla on võimalik need aga kas need loomade rendile andmised peavad olema siis selle lahemaa sisesed, et minu loogika ütleks see, et need suurloomakarja kasvatajad, need ei ole tihtipeale siin lahemaa, nad on kuskil kaugemal. Ma arvan, nad ei pea olema piiratud, jah. Ja maade rendile võtmise huvi tundub, et kajastub ka siin graafiku peal on siis suurem kui see rendile andmise huvi, aga no lihtsalt, et tegelikult tõesti vastanud on ainult 14 inimest ja võib-olla ongi just pigem vastanud need, kellel on huvi siis olnud rendile. Jah, aga võib-olla tuleb ka see teine pool siia taha. Ja selline küsimus, sellega ma lõpetan ka, et milline on teie valmisolek tarbida lahemaa poollooduslikel kooslustel kasvatatud loomade saadusi. Ja siin on siis kõige rohkem vastanud, eelistaksin ka kallima hinna puhul. 2 on vastanud, ei ole üldse huvitatud ja 1 on siis eelistaksin, kui hind ei oleks kallim. Et tegelikult siin on ka siis see tarbija küsimus sees. Äkki need on veganid? Võib-olla üks panema märkuste lahtri lisama. Miks küll, jah. Miks tekib küsimus? Mulukad ja maasikad on ka me mõtlesime, et kas me peaksime piirama seda saadust kuidagi täpsustama. Et nagu loomade saadus tähendab, et vegan. Et see on praegu tõesti hästi lai. Viin ja kohupiin ka. No see veganiga süüdega. Okei. No ma ei tea. Osad sööb. Need ei ole tähelepanu. Kala ja. Nii, aga mina siis rohkem ei räägiks. Mina rohkem ei räägikski, nii et moderaator võib sõna.